aukülalised, rahvatantsuringi juhid ja rahvatantsijad. On saanud traditsiooniks meie tantsumehe Anna Raudkatsi sünnipäeval ikka kokku tulla siin majas ja tema tähtpäeva puhul süüdata küünlad tema mälestuspildi ees. Ma palun selleks tulla rühmade esindajatel Arukülast, Kose Uuemõisalt, Viimistust, Kolgast ja Kuusalust. Kiigemäed ja laulud nõlvakud ning oma südame ja helge rõõmusunni lõid surematud. Puhke lüüa me homse vahetuse mesilaste käed, sest ülehomme rahvatantsu poole on nurgakiviks sinu loodud mäed. Rahvatantsu õpetaja Linda Raus, lugupeetud härra Mait Arvu, kallid külalised Tallinnast ja kaugemaltki, aga samuti siit meie Harjumaa valdadest. Aegidu valla rahva nimel ütlen teile tere tulemast Aegviitu. Ma tahan ütelda seda, et tänase päeva tähendus meile aegviidulastele on suur. Aegviidul täitub sellel aastal 200 aastat ja tänane Anna Raudkatsi 110. aasta päeva tähistamine on ühtlasi selle juubeliaasta avaüritus. On väga tore, et see juubeliaasta algab just nimelt nii toreda üritusega. Meelde tema elu. Need inimesed rääkisid, kes on tema kohtunud elus. Aga siin on veel mitu väga huvitavat, väga toredat ja väga tähtsat asja. Ja esimene nendest oleks rahvatantsijate talismani üleandmine. Aga sellest kõigist ma arvan, et Heljo Mikkel räägib natukene pikemalt ja te viite selle protseduuri läbi. Aha, härra Moss tahab rääkida. Ja rahvatantsijad, rahvatantsu hoidjad ja edendajad, lugupeetavad Anna Raudkatsi eluelu jätkajad ja Anna Raudkatsi mälestuse austajad. Heljo Mikkel saab peatselt kõnevoru, aga asi vajab natukene eelseletamist ja me peame teie ees sooritama ka ühe allakirjutamise toimingu, et täna saata pikale lõputule aateteele Eesti rahvatantsija talisman. Tõsi, rahvatantsijad teavad, et see talisman läks korra juba oma asutaja Heljo Mikkeli käest teele 15. üldtantsupeol Tallinnas 13 aastat tagasi. Kahjuks aga Kristjan Torop varises manalasse ja ei saanud sellele talismanile omast edasi andmise rituaali ise teha ja seepärast
läheb talisman tagasi asutaja kätte ja täna taas teile. Me kirjutame kõigepealt siin alla ühiselt selle talismani põhikirja, mis on mitu lehekülge. Ma ei hakka teid nende juriidiliste üksikasjadega hüütama, aga et teil oleks kommentaari meeldivam kuulata, Teatri Muusikamuuseumi direktor Arvo Saar laseb selle talismani praegu niimoodi käima. Ma loodan, et kõik vaatavad nobedasti, et jõuab ka saal pilgu peale heita. Ja kes ei saa praegu teda ära näha ja katsuda, see läheb ja pärast katsub teda selle kaelas, kellele ta täna antakse. Nii, selle talismani südameks on Anna Raudkatsi sõrmus. Tema Helsingi Ülikooli võimlemisinstituudi lõpusõrmus lõpetas ta teatavasti 1915. aastal. Selle sõrmuse pärandas Anna Raudkats Helju Mikkelile 1965. aastal. Helju Mikkelil tekkis kohe tunne, et sellest saab midagi enamat kui sõrmus. Sellest saab Eesti rahvatantsija talisman. Ja ta lahendas ära need küsimused, mis olid seotud väärika materjali hõbeda saamisega. Ta leidis hea kunstniku, kes selle vormis kunstilisse vormi ja nii ta siis välja näeb, nagu te näete, ma ei hakka tema kirjeldust rohkem lahti mõtestama. Selle talismani üks põhilisi omapäraseid jooni on selles, et teda ei anna mitte kunagi, ei määra kellelegi mingi kolleegium, mingi komisjon, vaid teda saadab teele talismani asutaja. See inimene, kes selle endale saab teatud ajaks, 3–4 aastaks, teda nimetatakse talismani hoidjaks ja temal on siis kohustus 3–4 aasta möödudes see talisman anda järgmisele hoidjale edasi. Ja nii edasi lõputult, nii kaua kui püsib Eesti rahvatants, nii kaua kui püsib mälestus nendest, kes on seda edasi viinud ja edendanud. Põhikiri näeb ka ette, mis siis juhtub, kui on tarvis lahendada olukordi, nagu meil tekkis nüüd selle peale, on Eesti Teatri Muusikamuuseum selle ja nüüd on meie kallil tantsumemmel sõna. Kallid sõlesusarad, murumütsid, täna rohkem küll turusübarad. Kallid eakaaslased, natuke ette jõudnud, natuke järel tulevad. Põhikirjas on öeldud Eesti rahvatantsijate talisman on omaks olemise palve
teoks tegemise tänu on juurte läkitus hungadele ja aatetruuduse vanne. Ma palun sind, Mait Abu, vastu võtta rahvatantsijate talisman ja ühtlasi märkida, et see soov oli ka Kristjanil, kui me temaga koos rääkisime järgmisest talismani omanikust. Hoia ja kaitse seda talismani ja mitte ainult seda talismani, aga neid aateid, mis selle sees on. Ja ma usun, et see kõik, mis selle talismani kaudu sinusse tuleb, see uhkus ja rõõm teha Eesti rahvatantsu ja hoida seda ja kanda seda ja edasi anda. Tuljaku nime. Täna see päeva juurde kuulub kohalik Venke vallaleht. Selle kauni lillesülemiga ära lähen, aitäh. Tahtsin ma öelda, et Helju Mikkelil on üks tants ja selle tantsu nimi on Näärisokk. Ja kunagi aastaid tagasi tantsisin mina selles tantsus väikese soku rolli. Ja kui memmega meil on kirjavahetus, siis memm alustab seda kirja nii, et tere, sina minu väikene sokk. Ja täna ma tahan öelda memmele tänu usalduse ees, et ta seda väikest sokku usaldas. Ja tänasest päevast peab minu elu minema natukene teistmoodi ja sellel elul peaks olema 3 suunda. Ühelt poolt püüan ma võib-olla teha mõne tantsu samasuguse, nagu tegi Anna Raudkats, et ta tehaks ajale vastu, nagu on tema tuljak. Teiselt poolt peaksin ma püüdma olla sama vaimselt tantsuline ja vaimselt rahvuslik, nagu on tantsumemm Helju Mikkel. Ja on 3. suund, et me peaksime, mina eelkõige ja arvatavasti kõik, kes me rahvatantsuga tegeleme, peaksime sama usinasti oma tantsujuuri otsima, nagu seda tegi Kristjan Torp. Aitäh! Harjumaalaste poolt Valdo Rebane kui ERSi esindaja, härra Ilmar Moss, üldlaulupeo direktsioon, Alli Põrk, Pärnu kandi esindaja, anda Linda Rausile, tublile rahvatantsu inimesele, keda peaksid küllaltki hästi tundma ka Harjumaa rahvatantsijad. Nii et palun härra Ilmar Moss ja Linda Raus. Üks väga arglik looduses üles kasvanud tütarlaps
jõudis Tallinna, et minna õpetajate seminari eksamitele. Kuna ta maast madalast algkoolis oli saanud natuke maitsta rahvatantsu ja talle meeldis nagu õpetaja kutse, sellepärast ta suunduski või võttis omale mõtteks, et ma lähen õppin õpetajaks. Tema oli lasknud mulle väga ilusa kleidi teha, roosa margisett ja ilus lilleõis, kõik õmmeldud sisse ja kui ma linna jõudsin ja üks poistekari mind nägi, karjusid, et näe, Mats, linnas, roos rinnas. Väga suur rõhk pandi muusikalise ande peale ja rahvatantsule. Ja see 6 aastat, mida Anna Raud temas võimemise rühmas ma võimlesin ka kaasa ja nii me kooli lõpul 29. aastal tegime esimese välisreisi, käisime Soomes seal ülemaailmsetel mängudel. Sellest on mul veel isegi fotod alles, meie rahvatantsuriidid olid imelühikesed vaevalt põlvini. Rääkida saaks sellest kohe päris pikka juttu, et mitte ainult rahvatantsuliselt läks elu väga nii sisukalt käima, see oli ka kunsttantsu alal ja ka seltskonnatantsu alal, see oli üldse üks niisugune tantsu soodusajajärk. Ja Anna Raudkats tegi teoks kõigi vastuolude kiuste selle, et ilmus 1926. aastal raamat Eesti rahvatantsud. Ja see oli siis esimene niisugune, tähendab muuseumi üleskirjutusi oli, aga see oli esimene niisugune suur võimalus kõikidele huvilistele saada täiendust oma teadmistele. Ja nüüd said siis üldkättesaadavaks tuljak, aga ka eideratas, kaerajaan, lavajala valss, hüppetants, pulgatants ja teised. Ja oma raamatus pani Anna Raudkats aluse nendele hoovustele, mis on meile tänapäevalgi omased. Me räägime seadmisest ja autonosest, aga aluse panija oli ikka muidugi tema. Ja juba 27. aastal järgnes teine raamat, Valik Põhjamaade rahvatantse, 41 tantsu. Nii pani ta ka aluse huvile teiste rahvaste loomingu vastu. Tuli ka mitmeid mängude raamatuid, naisvõimlemist käsitlevaid teoseid ja ka siin selles valdkonnas oli ta väga aktiivne. Kui me loeme kursuste järele, kus Anna Raudkats on õpetajaks, neid peeti Tartus, Tallinnas, Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Narva-Jõesuus, Kuressaares, Võrus, Elvas ja mujal. Ja on kokku loetud Vabaõhu muuseumi korraldatud kursusel. Ja osavõtjate väga suur väärt saavutus ja see ei tulnud talle sugugi kergelt kätte, näiteks tuli tal ka võidelda maru rahvusosega. Need olid väga keerulised ajad üleüldiselt, millest tema siis nii läbi tuli. Omamoodi ka vanamoodne.